ja keha teab. Oleme jõudnud siia 5. sessiooni juurde Kristiinaga. Täna on reede, 17. aprill. Kõik siin grupis, Olemise Rõõm grupis inimesed. Meil on siin 284 liiget. Vahetevahel ma mõtlen, et kui palju teid tegelikult vaatab seda videot siin. Et kui palju siit tegelikult, kui palju me üldse, mul praegust hakkas mingi info jooksma selles osas, et kui palju me üldse nagu, kui palju inimesi, kui palju sa ise oled sellistes gruppides, kus sa tegelikult isegi tea, et sa oled. Et ma alles hiljuti tegin niisuguse puhastuse, kus ma võtsin ennast igalt poolt sellistest gruppidest välja, kus ma reaalselt, ma näen, et ma ei loe seda ja ma nagu, kuidas öelda, olen justkui sellega seotud, et see on ju kõik energeetiline. Et siis võimalikult palju puhastust. Tere, Tiiu, sa oled tööl, olgu tore sinust kuulda. Ehk siis jaa, et see grupp samuti vaikselt ma vaatan, et hakkab nii-öelda jällegi mingisugust aega ära elama, mingisuguse tööd on ära teinud, mingisuguse inimeste jaoks. Oi, kus selles meil pesumasin mängitanud, teeb igasugused hääli. Ja vaatame, mis siin edasi loob. Et Kristiinaga siis, kuidas sul läheb? Kõigepealt ohkan. Et kui nagu üks märksõna selle nädala kohta välja tuua, siis see on kindlasti hästi muutlik. Et ma jagasin selle viimase laivi alla, 4. laivi alla ka seal ühel päeval oma kohta, kus ma olen. Et oligi, oli siis selline tunne ja on praegu nagu laias laastus ka, et ma olen hästi pikalt olnud kuskil nagu täiesti koopas ja omaette ja nagu nii teises või ikkagi võib öelda jah, et nii teises kohas. Ja praegu ma nagu tulen sealt välja ja kuidagi nagu ongi niisugune tunne, nagu ma oleks nagu kuskil täiesti ära olnud nagu igas mõttes. Kaua see ära olnud aeg kestis? Laias laastus ma ütleks sellest ajast, kui ma kolisin oma majja ja ma olen oma majas elanud detsembris sai 5 aastat. Eks sa oled põhimõtteliselt 5 aastat kuskil omas maailmas olnud? Jaa, sest mul olid siin igasugused erinevad teemad nii-öelda, laias laastus ikkagi ma võin öelda, tervisega oli kehvasti. Ja muidugi see koroona mängis ka oma rolli, et siis ei olnud kivugi minna. No nüüd põhimõtteliselt siis, nagu ma sain aru su jutust, et sa oled võtnud siis omale ühe sellise nagu põhitöö, sa oled ju raamatupidaja, sa tegid kodus raamatupidamistööd siis kõigitele ettevõtetele, kes üldse olid, ja nüüd sa siis otsustasid, et sa lähed kohe nii-öelda töökohta ettevõttesse, kui sa oled. Jaa, sest ma ühtepidi hästi vajan seda sellist muutust ja teistpidi ongi, et kardan nagu ka, et täiesti nagu hirmu piiril olen omadega, selline tunne on, kord läheb üle. Eks see on nüüd üks hästi suur asi, nagu kui sa vaatad pilti sinu elus, et kindlasti see impulss siin on facelift, sest et facelift ei ole siis lihtsalt siuke protsess, vaid see, mis sinu kehaga siis aset leiab või mis sinu keha toimetab, on see, et ta toob sind sellisesse kohta, kus sul on tarvis valida enamat. Et kõik, milles sa siis oled hea, elu hakkab sulle ette serveerima. Nii et see on hea märk, et see on jällegi, et nagu justkui nagu ma edutan iseennast justkui. Jaa, see on täiega hästi uus teistsugune koht. Et see ei ole tegelikult üldse ainult, et ma lihtsalt lähen, ma vahetan töökohta ja seal on hästi palju kõik oma piiride kehtestamine ja üldse enda hoidmine ja hästi palju on seal teemasid nii-öelda. Et kui me räägime faceliftist, siis facelift ei ole ainult nagu siis nii-öelda vananemise peatamine, vaid see liftib kõike, nagu kogu sinu
väge, võimekust, aspekte, kõike seda. Et vaata, mis täna saab. Kõikidele teile ma siis, kes vaatavad sealt peidekraanilt, et palun küsige küsimusi, mis on see panus, sest alati, kui me oleme siin eetris, siis on miski panus sulle ja sinu küsimus on panus sellele, mida siin luuakse, sest kui kehad puudutavad üksteist, siis luuakse alati midagi. Et mis saab siit täna sündida, see on minu küsimus ja taotlus. Täna on olnud tohutult ilus päikseline päev, musi norskab, kes on täiesti läbi omadega, tuli tuppa siia meile, koer siis, kes ei tea, et mul on koer. Aga Anne kirjutab meile siia ühe asja vaja kuulata, aga seoses saabunud kevadega olen ma pidevalt küllaldaselt maandama, nii et kannatlikkust jätkub vaid pooleks tunniks ja chill, et tõesti, nii on väga hästi, täpselt vali ennast, just, tere armas Merve, just, aga väga-väga hea, aga äkki mis läheb nüüd ütelda? Ja, aga mul on üks küsimus. Jaa, küsi. Et mis on, et kuidas siis ennast kõige paremini toetada, kui olengi sellises muutlikus kohas? Kuidas ennast toetada, kui sa oled muutlikus kohas? Kõigepealt teadvusta, et ma olen muutlikus kohas. Ja. Nii. Mis selles halba on? Mis selles head on? No seal on nii palju On. Teadvusta, siin on nii palju erinevaid aspekte. Ja siin on nii palju erinevaid aspekte. Mina olen siin ja ma olen enda aspektidega praegu siin ühenduses. Hingad. Ja, hingad. Ja näed, et sa oled kõik sina, sest see on kõik su kogemus. Tuleb kehasse. Hingad. Lõdvestud, hingad lõdvestud. Kukud usaldusse. Ütled endale aitäh, et ma olen siin, aitäh, et see kõik, mis minuga aset leiab, see on alati minu kõrgemaks hüvanguks. Aitäh mulle, aitäh keha. Sest et see, mis tekitab nagu ärevust või sellist nagu pinget või sellist nagu kuidas toime tulla või kuidas iganes, see on meie peakene, kes tahab nagu aru saada sellest ja see peakene on see, kes tahab, et nagu, et sa kuulaksid teda, et sa läheksid sellesse ärevusse sisse, vaata. Aga sa ju tead seda, et sa tuled ju kõigega toime. See on närvisüsteem tegelikkuses, jällegi ma jõuan selle närvisüsteemi juurde, et võime jääda sellises muutuses, mis sa praegu läbi teed, kohale. See on see, mis ei tähenda seda, et eesmärk on jääda nagu, et sa ei tunneks midagi. Sa tunned kõike. Inimesed usuvad ka tihti seda, kui nad mind vaatavad, et Kaidi, sul on nagu nii kerge kõik. Ma tunnen kõike, non-stop. Ma tunnen kõike, mis teie kehades on, ma tunnen kõike, mis maailmas on, ma tunnen kõike, mis siin on, ma tunnen kõike, mis alas siin oli, eks ju, hetk tagasi. Ma tunnen kõike ja see ei ole mugav. Ma teen asju, mis on nii ebamugavad. Ma tunnen kõike, aga ma jään kohale. Sa lihtsalt julged endale öelda, et see on ja seega varsti möödub see nii-öelda justkui pealt näha ärevus, aga see ei ole ärevus, vaid see on see teadlikkus sellest, et kõik muutub. Sest ärevus on meie hinnang sellele seisundile, mida me kogeme siis, kui mingi asi shiftib mingiks muuks. Ja ärevus ei ole, ärevus on looming. Ja ärevus on, ja kui me tahame sellest hakata lahti saama sellest tundest, et nüüd mingi asi shiftib millekski muuks, ja tahame sellest tundest lahti saada, siis tekib ärevus. Aga kui ma ei taha sellest tundest lahti saada, vaid lõdvestun kehasse, olen kehas, hingan, siis keha ei tõmbu kokku, sest keha on harjunud kokku tõmbama, on ju. Siis keha ei tõmbu kokku, sa hingad, ja kui sa lõdvestud, eriti nüüd Facelift teeb seda, et sa lõdvestud, on ju. Rohkem ja rohkem. Ma tegin siin hetk tagasi ka Kristiinale sükesest protsessi nagu rakumälu. Rakumälu on siis ka üks käed peal keha protsess, kus antakse signaal kehale, et keharakud hakkavad mäletama
seda seisundit, mis nad olid siis, kui see rakk oli terve. Ehk siis nagu sfääriline, eks ju. Et kui kehas on mingisugune, tekib mingisugune, ma ei tea, pinge vastuolu, siis molekulid lähevad nagu kõik sellisesse väändusse või lähevad nagu krussi. Ja kui see käsklus või see taotlus anda kehale, siis keha hakkab otse kohe mäletama seda, milline ta oli enne. Ja see tuleb läbi lõdvestuse, tuleb läbi puudutuse, sest keha teab. Meil on ülesanne usaldada seda, mida ta teab. Ja tunneloo, mis tunne sul on? Sa said vastuse. Jaa, see kuidagi jaa. Lihtsalt hingad. Sest me oleme ka tihti uskunud, et kui mingi muutus, oled kusagil muutuse protsessis ja seal on hästi palju kõike, et sa ei tule sellega toime. Et mul on vaja justkui nagu toetust, on ju. Ühest küljest see ei ole vale, see ei ole nagu halb, et sa küsid nagu toetust, vaata, et kas sa saaksid lihtsalt olla mu jaoks kohal. Teine asi on see, mis ma saan ise teha, eks ju. Et tihti me oleme naistena arvanud seda, et me peame kõigega üksi hakkama saama. Ei pea. Kui mul on raske, siis ütle, mul on praegu siin keerukas, kuule, et kuidas ma saan. Ei ta pikali, ma teen sulle facelifti. See ongi see, kuidas ma saan. Või siis keegi, kes nii, aga Kristiina tuleb mulle siia pikali teie armsad, kes et küsige küsimusi. Niimoodi kõrgava poole. Nii, ma annan sulle siit. Ära mitu tükki. Jälle. Niimoodi. Aga kallid, küsige teile küsimusi. Mis küsimusi teil vahepeal on tekkinud seoses kehaga? Mul on hästi. Tahad äkki plussi keerata või tahab äkki rohkem? Okei, hästi. Nii, et mina siis teen Kristiinale siin täna jätkan facelifti tegemist. Panen ta rohkem siia ekraanile omale, et te kõik näeksite, et kui ma teda puudutan. Nii armsad, ootan teie küsimusi. Esitage küsimusi, mis on see, mida te tahate teada. Mis on see, mis panus saab see tänane sessioon olla sulle ja su kehale, meie kehadele, planeedile. Milline energia, avarus ja teadlikkus. Ja tegelikkuses oleme koos oma kehaga. Mis me nüüd saame rohkem olla. Et midagi enamat saaks muutuda. Ehk siis facelifti puhul. Facelift on hästi üks hea protsess, mis hakkab peatama vananemist ja hakkab tõstma väge. Ehk siis toob esile kogu sinu potentsiaali, toob esile sinu väe kõikides asjades. Sinu keha, nagu füüsilises kehas, sinu luustikus, sinu kõiges. Sinu valikutes, sinu töö, sinu eneserealisatsioonis võimendab kõike. Ja ootan armsad teie küsimusi, et ma saaksin siis vastata ja anda teile infot selle kohta, mitte siis nagu vastusena, vaid mis tuleb kanaldusena tavaliselt. Et ootan teie küsimusi vahepeal, ma selles mõttes võib-olla vahepeal isegi ei räägi. Et ootan küsimusi. Ja kui Kristiinal tuleb küsimusi, siis sa võid ka küsida küsimusi. Vahepeal infoks, et ma turustan või siis nagu müün ühte väga erakordset toodet, nimelt siis kullaseerum või iluseerum. Ja see iluseerum siis sisaldab kulda ja hõbedat.
ja see iluseerum on siis selline, mis on ühe eestlase poolt loodud. Ja te teate kõik, eks ju, et kulda on kasutatud keha peal rohkem kui 5000 aastat. Mida ta siis teeb, see on nagu alkeemia, mida siis kuld hakkab tegelikkuses sinu keha ja keharakkudega tegema. Ja kehale meeldib kuld, kuna keharakud on akustilised, siis kulla molekulid on samuti akustilised. Ja ta hakkab mõjutama siis sinu keha ja keharakke hoopis sellisel kujul, mida sa võib-olla ei kujuta ettegi, et võimalik on. Ja kuld ja hõbe on ka sellised ained, mis juhivad tohutult hästi energiat. Energiat siis läbi. Ja kui te vaatate maailma, miks on hea, kui te vaatate maailma, inimestel on krooniline energiapuudus, inimestel on krooniline energianälg. Riina Raudsik kirjutas ühe väga hea raamatu, ma ei mäleta, kuidas see pealkiri täpselt oli, energia defitsiit või? Mis see pealkiri oli? Et kuidas siis luua lõputut elu iseenda kehaga, eluna. Kuidas elada nii, et mul on lõputu energia, ma kunagi ei väsi, kuidas olla see lõputu, mis ei tähenda seda, et sa pead rassima kogu aeg, et saada energiat, et see justkui tõestab, et sul on palju energiat, vaid sa oled elus, sõna otseses mõttes elus. Kristi küsib, et kuidas kehast vabaks lasta vana ladestunud energiat, mis on kehas kinni. Üle küsimus. Otsustad. Aitab. Ma ei hoia neist asjadest rohkem kinni. See on vastus, otsene. Ja ütled kehale, keha, sa võid nüüd sellest vabaks lasta. Punkt. Ja see peab tulema läbi sinu olemuse see küsimus. See ei saa tulla selleks, et Kaidi õpetab küsi seda või lihtsalt otsusta, et ma ei kanna seda rohkem endaga kaasas. Kõik, mis on vana ja väsinud ja iganenud energia, ma lasen nüüd lahti. Kõik ma lasen nüüd lahti. Nii, väga hästi, kuidas töötab Kristi, kui sa oled proovinud? Väga hea. Väga hästi. Kuidas lasta lahti ladestunud energiast, mis on kehas kinni? Ja kõige põhilisem on nagu see koht, et sa valid midagi enamat. Vaadake, see lahti laskmise asi hakkab liikuma siis, kui sa lõpetad iseenda parandamise. See on vaatepunkt siis. Nii kaua, kuni me ennast parandame, nii kaua, kuni me ennast justkui, kuidas ütelda, otsime, mida puhastada, otsime, mida lahti lasta, siis me leiame alati seda, mida lahti lasta. Aga kui me valime midagi enamat iseenda ellu, valime siis näiteks, ma ei tea, hoopis midagi muuta oma elus. Minu lemmikküsimus on see, et mis on järgmine väga põnev asi minu elus, mis on see, mis mind nagu põnevile ajab, mis on see, mis valmistab mulle põnevust, mis on see, mida ma armastan. Ja siis lähen nende asjade järgi, lihtsalt teen neid asju, lihtsalt otsustan neid teha. Mis valmistab mulle rõõmu. Ja kui mul on need asjad endalt teada ja ma valin neid asju, siis sel samal hetkel kõik, mis kehas on vana ja väsinud energia, saab hakata lahustuma. Ja kui ta tuleb esile, vaata, kui ta tuleb esile, mingid vanad asjad, mul on siin see puus, eks ju, te teate, ma olen sellest rääkinud varem. Ta tuleb esile, see ei tähenda, et see ikka veel seal on, vaid
aitäh, et sa näitad ennast. Ja iga korraga on seda vähem, eks see iga kord, kui mingi asi sulle tundub, et on justkui nagu ebamugav või kinni kusagil kohas, siis järjepidevalt pannes nagu tähelepanu sellele, et kui ta tuleb üles ja kui sa seda tunned, siis ma olen otsustanud, et minu elu on kergus, rõõm ja hiilgus. Sest kui sa seda päriselt otsustad, siis mitte ühelgi hetkel oma elus iseendana sa ei vali enam minna selles ohvrisse. Su identiteet on see, et ma olen naine, kes elab kerguses, rõõmus ja hiilguses. Ja see ei tähenda, et see juhtub üleöö. See juhtub sellest hetkest, kui sa teed selle sügava identiteedi muutuse iseendaga. Identiteedi muutus on siis miski, mis asi üldse identiteet on? Identiteet on see, mis oled iseenda kohta otsustanud. Kes sa oled? On ju? Mis sul kinni on või kinni pole? Mis sul minevik on või ei ole? On ju? Mida sa teed või ei tee? Mis sul on või ei ole? Kuidas sa kõik nagu, kuhu sa liigud või ei liigu? Milline sa välja näed või ei näe välja? See on kõik identiteet. See on kõik definitsioon ja määratlus iseendast. Ja kui sa nüüd, ja suur osa sellest identiteedist istub alateadvuses. Ja kui me seda alateadvust hakkame nüüd lahti, kuidas öelda, me hakkame seda identiteeti muutma. Kuidas me hakkame muutma? Sellel hetkel, kui sa ütled, et mulle aitab sellest, see ei sobi minuga enam, see ei ole minuga enam kooskõlas. Mulle lihtsalt ei sobi see, ma muudan selle nüüd. Punkt. Ja lood uue identiteedi. Sest et sa jõuad ühe piirini, kus sa ütled iseendale seda, et aitab sellest elust. See aitab, ma valin nüüd midagi muud. Ja see on nii huvitav koht, ma tean seda selles mõttes, et kui keegi seda sulle väljaspoolt räägib ja sa seda kuuled, nagu praegu näiteks, siis see kõlab jube lihtsalt. See kõlab nagu, mis see on siis, on ju? Aga tegelikkuses sa tunned selle koha ära iseenda sees, kui sa otsustad. Ja selleks otsustamiseks ongi see hetk, kui sa istud iseendaga täielikus kohalolus, täiesti kohal ja teed selle otsuse, mida sa siis sellel hetkel teed, mis on sulle oluline. Kuidas ma tean, mis on mulle oluline? Sa tead, mis on sulle oluline. Sa tegelikult tead, mis on sulle oluline ja sa saad seda teada ainult siis, kui sa tuled kohalolusse, sa tuled lõdvestumisse, sa ei saa ennem seda. Ja lõdvestumisega on siuke lugu ka veel, et nende protsessidega, nende puudutustega, mis keha teab. Keha lõdvestub ja keha hakkab vabastama selles lõdvestuses kõike, mis on olnud kinni. Ta hakkab esile tooma viha, ta hakkab esile tooma võib-olla midagi erakordset. Ta hakkab esile tooma mingeid vanu mustreid, mis saavad lahustuda läbi lõdvestumise. Sest et siis saab kõik puhastuda. See tuleb iseenesest, kui sa lõdvestud. Puhastumine ei ole tegemine, puhastumine on lõdvestumine. Ja kuidas saada aru, et kehas on midagi kinni? See on ainult, mina ütlen täpselt sama asi, et mina ütlen, et see on ainult üks mõte. Sul ei ole kuskil midagi kinni. See on üks mõte. Ma tahaksin ta käest küsida sellist asja ka, et kas te olete valmis, sinu mõte loob alati. Ja mõte ei kuulu sulle. Me oleme õppinud ära, et kusagil on midagi kinni. See on ka üks mõte. Me oleme võtnud omaks kelleltki, et midagi on kuskil kinni. Kehas on ju. Nii, siis me mõtleme, et see on tõde. Me oleme leppinud kokku ühisväljas. Eriti selle peale on nagu tohutult palju asju. Jutustame selle ümber, me kinnistame seda veel rohkem. Vaadake, kuidas see luuakse. Siis tekib tunne, et kehas on midagi kinni. Siis me mõtleme, et me peame õppima seda, kuidas siis ära tunda, kuidas kehas midagi kinni on. See on lihtsalt üks definitsioon ja järeldus, et kehas on midagi kinni, et see üldse võimalik on. See on ka üks, ma tahaks öelda mental masturbation selle kohta. Meil ei ole mitte midagi kinni, mitte kusagil, mitte kunagi.
see, mis kehaga toimub, et ei paindu või kusagil on valulik või see tähendab, et midagi on kinni. Keha kõneleb sinuga, keha ütleb, et kuule, hei, vaata siia, armasta mind, palun armasta mind, ütleb ta. Või ütleb ta, et muuda oma elust neid aspekte. See ei tähenda, et midagi on kinni. See ei tähenda, et midagi on kinni. Me oleme järeldanud nii palju seda, et kehas on midagi kinni. Ja kui tekib näiteks ka mingisugune tahke koht kehas, on ju, et ma rääkisin teiega sellest kajast, et kõik, mida me kogeme, kõik, mida keha väljendab, see on kõik eelmise hetke kaja, mis siis sa parasjagu koged. Me kordame, kõik on kordused. Ja kui sa hakkad vaatama tegelikkuses elu ja astud sealt kordusest välja, siis sa hakkad aru saama, et tegelikult ei olegi midagi kinni. Sest sinu vaatenurk, täna on hea sellest rääkida, sinu vaatenurk loob sulle sinu reaalsuse. Mis asi on vaatenurk või vaatepunkt? Vaatepunkt on siis sinu arvamus ühest kohast, ühest allikast lähtuvalt, et see on nüüd nii. Kui mul on vaatepunkt, et kehas on midagi kinni või mul on vaatepunkt, et mul üldse kehas midagi on, et üldse kinni on võimalik midagi kehas olla või et mul on vaatepunkt, et selline olukord tähendab, ehk siis tähendus, et siis on midagi kinni, loob sulle kogemuse, kus sa seda koged. Kui sa muudad oma siis vaatepunkti, et see, mis sa kogesid ennem justkui kinni olnuna, mis sa uskusid, et see tähendab seda, sa muudad selle vaatenurka või vaatepunkti ja vaatad seda sama asja teise koha pealt. See on keha kõnelused, keha kõneleb minuga, keha räägib muga midagi. Absoluutselt otsekohe muutub sagedus, otsekohe muutub energia ja otsekohe sa saad keha hakata seda vabastama. Ehk siis seda eelnevat, mida hakkab vabastama, see on juba vabastatud, kui su vaatepunkt on muutunud. Vaatepunkt loob reaalsuse. Või näiteks ka see, et üldse midagi on vaja vabastada. See on vaatepunkt. Ei ole vaja midagi vabastada. Keha on nii tark, et ta vabastab ise. Kui tal seda vaja teha on. Sina ei pea midagi vabastama. Keha tahab kogu aeg vabastada. Keha teeb kõik selleks, et kogu aeg vabastada. Meil on tarvis lihtsalt olla teadlik sellest, et keha on lihtsalt üliteadlik. Keha lihtsalt teab. Ja kui ma kehaga suhtlen nagu ühe kõige parema sõbraga, muideks ta on sinuga kogu elu kuni surmani. Ja hakkan teda usaldama, ütlen, et keha, ma tean, et sa tead. Ja mul on nüüd see vaatenurk, et ma usaldan sind, ma täielikult usaldan sind, mis iganes sa mulle näita, kuidas ma saan seda teistsugust tunnet nüüd tunda, mis ma praegu tunnen. Keha näita, kuhu ma pean minema, mida ma pean teadma, mida ma pean vastu võtma, et mul oleks teistsugune olemine. Sest minu elu on kergusrõõm ja hiilgus. Keha näita, kuidas me saame kergusrõõm ja hiilgus olla ja elada ja kehastada. Sest kui sa hakkad kehaga suhtlema ja küsima keha käest, siis keha hakkab sulle vastama kogu aeg, non-stop. Ja ta ei hakka sulle vastama justkui meie kõnelema nagu kognitiivselt, vaid ta hakkab nagu lahustama neid aspekte, nende vaatenurkade tulemusena, mis iganes asjad su kehas on olnud, kõike molekulaarselt. Kehal on võime, sul on võime panna keha molekulid omavahel suhtlema. See on ka üks asi, mis ma oma kursuste lõpetan, sest molekulid suhtlevad omavahel, kui sa lubad neil suhelda. Kui sa lubad omada vaatenurka, et molekulid suhtlevad omavahel, keha molekulid on intelligentsed ja keha teab, mis on nõutav selleks, et ma ei tea,
olla kõhnem, olla tervem, olla rohkem energilisem. Keha teab seda. Vaatenurk loob su reaalsuse. Mis vaatenurki sa kasutad? Ma nüüd küsin su käest otse ja küsin otse alateadvusest. Mis vaatenurki, ei ma küsin vaatepunkti. Mis vaatepunkte sa kasutad? Mis vaatepunktid sul on? Mis säilitavad kannatusi kehaga? Mis säilitavad vananemist? Mis vaatepunktid sul on? Kas sa palun hävitad, kustutad, teed olematuks ja võtad välja sellest vaatepunktist oma energia? Eks ju. Vaatepunkt loob reaalsuse, see, mis on su mõte ja see mõte ei ole ka mitte sinu mõte, vaid sa oled selle kuskilt võtnud selle mõtte ja selle vaatepunkti. Kelle vaatepunkte sa kasutad, milliseid vaatepunkte sa kasutad ja kui palju vaatepunkte sa kasutad, mis loovad konstantselt sinu elus kannatusi, pingeid, kokkuvajumist, survet, valu, mis vaatepunkte sa kasutad teadlikult või alateadlikult, mis loovad sinu kehale kannatusi. Kõik need nüüd, isegi kui sa ei tea, mis need on ja kui sa isegi tead, tuleb sulle midagi mõttesse, siis palun kirjuta siia kommentaari. Kõik need vaatepunktid, palun, kas sa nüüd loobud, katkestad, hävitad ja võtad sealt välja oma energia. Nüüd sa teed valiku, võtad või võta. Mina küsin sinult. Jah või ei, sina otsustad. Ja kui sa otsustad jah, siis sa tegid otsuse ja tihti sa märkad, ka sa hingad sügavamalt tollel hetkel või midagi sinu reaalsuses muutub. See on see, mismoodi sa teedki selle reaalsuse muutuse või selle vaatepunkti muutuse, et sa lihtsalt võtad oma energia sealt välja. Sa ei säilita seda enam oma siis vaatepunktiga. Kui palju vaatepunkte, arvamusi, tähendusi, definitsioone ja määratlusi sul on oma keha kohta? Kui palju sul need on? Millised need on? Ja mida sa usud tõena, mis ei ole tegelikult tõed? Et kui sa selle vaatepunkti nüüd muudaksid, lihtsalt kerguse, rõõmu ja hilgusega, siis kogu elu saab tulla sinuni kerguse, rõõmu ja hilgusega. Kas sa nüüd palun kõik, mis sulle seda ei luba, kõik, mis sind keelab seda teha, kõik, mis on takistus, kas sa palun loobud sellest, katkestad, hävitad ja võtad sealt välja oma energia, palun. Loova energia, kusjuures. Vastus on jah või ei. Armastan küsimusi. Sest et see on nüüd see hetk, kus Kristi, sa küsisid seda küsimust, kuidas muuta. See on nüüd see koht, kus ma küsin, kus ma reaalselt küsin ja puhastan. Ja ma ei vali seda rohkem, ma ei vali neid vaatenurki rohkem, kus ma usun, et see on tõde. Ei ole tõde, minu reaalsus on teistsugune. Minu reaalsus on kergus, rõõm ja hilgus, punkt. Ma olen naine, kes elab kerguses, rõõmus ja hiilguses. Nii on. Ja kõik ülejäänud vaatepunktid, mis tahavad sinu ellu tulla, sind veenda, et see ei saa ikka päris nii olla, siis sa pole otsustanud, et sinu elu on kergus, rõõm ja hilgus. Sa ei jää oma elu sellele kergusele, rõõmule, hilgusele kindlaks. Isegi kui vahepeal tuleb raskus. See lõpeb nüüd. Minu elu on kergus, rõõm ja hilgus, sest kõik, mis pole kergus, rõõm ja hilgus, see ei ole sina. Ja see tähendab seda eitama hakkad, kui sul tekib midagi, olgu see valu, nagu Kristiinal siin põlvega oli, eks ju. Et sa täielikkusest nagu teadvustad, et praegu ma lõin selle valu, mina lõin selle valu, selle vaatepunktiga, selle mõttega, mida ma kandsin või kannan,
lõin selle emotsiooni, selle tunde ja selle tundega ma lõin selle kogemuse läbi keha. Ja keha ütleb, näe, palun. Ja sa tunnistad, kui tark su keha on, et ta otsekohe näitab sulle seda. Et ma ei vali rohkem seda, ei. Ma valin selguse, ma valin kindluse, ma valin julguse, ma valin eheduse. Sest kõik, kes justkui kardab, kõik, kes justkui, kõik see osa sinust, kes justkui nagu pelgab või ei ole harjunud muutusega või siis see on loomulik. See osa sinust soovib lihtsalt hoitust, et see on okei. Et see on okei, kui ma natuke kardan. See on okei, kui ma natuke pelgan. See on okei, et mul on praegu päris palju asju, mida mu keha kogeb ja see muutus, mis aset leiab. Jah, teadvustan, et ma polnud päris kohal, kui ma seda väljendasin või siis tunnen. Jaa, et see ei pruugi olla mugav, aga ma jään kohale. Mul on vägi. See kõik muutub. See on üleminek. Nii, vaatepunktist ma tahaksin veel rääkida. Võite küsida küsimusi vaatepunkti kohta. Et siis saame teha siin puhastusi sellega seoses, mis puudutab siis vaatepunkte. Milliseid vaatepunkte? Kelle vaatepunkte? Ja kui palju vaatepunkte sul on, mida sa kasutad enese teadmata või teadlikult? Mis ei teeni sind ja su keha. Mis ei toeta sind ja su keha. Kui palju sul need on? Kellele need kuuluvad? Kus sa need õppisid? See on lihtsalt vaatepunktid. Kõik, mis see on, palun ka säevitad ja kustutad selle kõik ja võtad sealt välja oma energia. Nii, vastus on jah või ei. Ja väga palju vaatepunkte, mida me kasutame, on valed. Mis ei ole tõed. Siis me oleme uskuma jäänud neid valesid. Usku tõed. Kui palju valesid sa kasutad või väärat informatsiooni. Kelle valesid sa kasutad? Ja kui palju valesid sa kasutad enda teadmata? Millega sa hoiad tagasi elu oma kehas. Ei lase tunda kõike, ei lase tunda viha, ei lase tunda tundeid, ei lase tunda nagu kõike. Kelle valesid, kui palju valesid ja milliseid valesid sa kasutad? Millega sa keelad endale kehas elu. Elu tähendab see, et sa oled elus. Sa võid kõike, sa oled sina, sa oled sa nagu ei karda midagi. Kui palju sul need on? Enese teadmata. Ja jällegi sa ei pruugi neid kõiki teadvustada. Sa ei pruugi neid kõigile nagu pähe see või see või see. Vaid lihtsalt nüüd, mis iganes nendega on, isegi kui ma ei tea, isegi kui ma ei suuda nagu näppu peale panna. Ma loobun, ma katkestan, ma hävitan ja ma võtan sealt välja kogu oma elu loova energia, mis on mu kehas, mis on mu hinges, mis on mu teadvuses. Nüüd. See on otsus. Jah. Sest ma olen otsustanud elada ehedana oma kehas, oma elus. Arvake kõik, mida te tahate minust. Ma ei karda neid arvamusi. Mul ei ole oluline minu imidž. Mul ei ole oluline see, mida te minust arvate.
mul ei ole oluline see, kuidas maailm mind näeb, kas ta näeb mind ilusa, kauni, kurat teab missugusena. minul on oluline ainult see, kuidas mina ennast tunnen. et minul on hea. ja me oleme tihti arvanud ka seda, et kui ma seda teen, siis me oleme ülbed, ignorantsed, teistega mitte arvestavad. see on üks suur vale. siis kui sa oled päriselt sina, päriselt ehe, päriselt see, kes sa tegelikult oled. koos oma kehaga. siis sa oled lahke, maagiline, sa oled võimeline ühe näpuga tekitama tsunami, kui tarvis. sa oled rahus iseendaga. tead, mis on sinu jaoks oluline. Küsige veel, küsige küsimusi, küsige. mis asjad on need, ma võib-olla siis küsin ise, kirjutage te mulle siia kommentaari, mis asjad on need asjad, mis ei lase sul olla nagu vaba, mis on need hetked või millistel hetkedel te nagu tunnete, et te peate ennast kuidagi kokku suruma või et te teete seda kokkusurumist või kus te lähete väikeseks või hakkate ennast peitma või hakkate olema keegi teine, kes te tegelikult pole. Millistes olukordades, kus? Ma tahan lihtsalt tuua ühe aspekti siia nähtavale praegu. Selles ühiskonnas praegu või maailmas üldse tehakse praegu tohutult õigeks sellist nagu viisakas ja kena olemist. Olen viisakas ja kena. Kui palju suhetes ja kui palju viisakas ja kena olemine nõuab sinult hinnanguid, kuidas on olla õige ja kuidas on olla valesti. Mis on üks väga-väga suur koht, kus sa ei saa olla sina, ehe, mis sa tegelikult oled. See on tehislik intelligentsus, viisakas ja kena. Ja kui sa oled ehe ja sina, siis sa oled ehe ja päris. Seal ei ole etiketti, vaid seal on austus. Seal on austus. Viisakas ja kena on vastik, imal, fluff. Viisakas ja kena on see koht, kus sa oled pupujuku, nukuke, keda tõmmatakse nööridest. Sa ei saa olla sina, sa oled maskiga. Suhetes, just suhetes. Suhetes on kõige rohkem kõikvõimalikke siis sellised olukordi, kus on keerukas olla ise see, kes sa oled. Aga mis siis, kui sa võid? Mis siis, kui sa võid? Ma vaatan, mul on üks tuttav, ma lihtsalt jumaldan seda naist, Anastasia Kaldusova, kes võitis, ma ei tea, mis aastal siis selgelt nägi, et tuleb proovi. Me oleme päris sõbrad. Ikka suhtlema aeg-ajal. Ja Anastasia läbib praegust ühte sellist protsessi, kus ta reaalselt ei karda mitte midagi. Ta reaalselt ütleb täiesti otse inimestele seda, mida ta mõtleb. Ja täiesti nagu üle võlli, paneb teadlikult üle võlli. Ja inimesed, kui ta nii-öelda ilmub siia
Facebooki ekraanile justkui üle võlli, kus ta on täiesti nagu, ta on tegelikult terapeut, ta on selgeltnägija, eks ju, ta paneb tarosid ja ta reaalselt nagu on vastik, ta on sihuke räige, ta paneb otse, ütleb sulle, sa oled idioot, on ju. Ja see, kuidas ta seal oma Facebooki lehel lihtsalt tasub jälgida seda energiat, sest et see on väga puhas, mida ta väljendab. Ja ta toob nähtavale iseenda kaudu selle allasurutud viha, mida väga paljud inimesed hoiavad. Väga paljud inimesed tahavad kõik nagu puu otsa saata. Väga paljud inimesed tahavad nii-öelda kõik nurka visata ja lõpetada ära, nüüd aitab vaata. Aga keegi ei julge, sest et viisakas ja kena tuleb pingutada, tuleb hoida suu kinni. Viisakas ja kena, sest et see energia jääb kõik kehasse, see energia jääb kõik kehasse. Tuleb see välja lasta ja ta tegelikkuses näitab seal oma Facebooki lehel väga selgelt seda, kui sa oskad vaadata, kui sa ei lähe hinnangusse, kui sa oskad vaadata, kui palju see tegelikult vabastab ja kui palju rõõmu see esile toob tegelikkuses. Ehk siis, mis ma selle jutuga ütelda tahan, ongi see, et olge teadlikud. Sa võid olla täiesti sina, kes sa tegelikkuses oled. Ka siis, kui sul on paha tuju, sa võid öelda ükskõik mida. Ja sa võid öeldagi, mul on praegu paha tuju, ma lased selle tunde välja. Siis seda tunnet tunneb su keha. See, mis hävitab meid, me teeme isiklikuks kõik asjad. Kui sa ühtegi asja ei teeks isiklikuks, siis sa võid kõiki asju tunda. Absoluutselt kõiki asju. Puu otsa saata, peesse saata, kuhu iganes saata sellel hetkel, kui see tunne tuleb. Ära võta isiklikult, see oli see tunne, mis tahtis välja tulla läbi sõnadega. Aga nii kaua, kui me usume, et sõnad on isiklikud ja usume, et sõnade kaudu me loome ja isegi kui sõnade kaudu tahab välja tulla mingisugune energia, mis istub nagu käi kukele vaata, siis ja me teeme selle isiklikuks või siis me tahame solvata kedagi nagu spetsiaalselt, teha nagu nimelt haiget kellelegi, see on hoopis teine lugu. Aga kui sul tekib mingi teatud, me kõik oleme siin selles reaalsuses lõksus ühes asjas. Tunnete, mõtete, emotsioonide ja reageeringute lõksus. Et kui näiteks ma toon lihtsalt ühe näite. Kui kellelgi on paha tuju, ta nagu sõimab ja ta on vihane ja ta nagu isendab, siis see, kes tal kõrval on või ta ümber on, ma vaatan ennast ka tihti, ma tahan kohe hakata justkui parandama, ma tahan kohe justkui hakata nõuama, ma tahan justkui hakata midagi tegema. See ei ole vajalik. Ta on lihtsalt vihane ja see ei ole isiklik. Luba tal olla vihane, täiega. Või siis tunda seda kurbust. Luba tal täiega tunda kurbust. See on okei. Ära mine päästma, ära mine juhendama, ära mine, ma ei tea, andma nõu. Sest see on rumal, see on väga rumal. Sest see energia tahab tulla välja, mis on kinni. Meil ei ole vaja minna kedagi päästma kuhugi. Ega kuskil ümber suunama. See on lihtsalt üks energia, mis lihtsalt pääseb kehast parasjagu välja. That's it. Ehk siis ei suhetes jää iseendaks ja ära võta isiklikult. Seda on jällegi lihtne öelda, miks me võtame isiklikult. Sellepärast, et meil endal on enda kohta need samad hinnangud. Kui sa need enda kohta hinnangud nagu loobuksid neist, saaksid aru, ja otsustaksid, et see on lihtsalt üks huvitav vaatenurk, lihtsalt, okei. Mis iganes ta ütles, okei, ta vaina. Siis see ei puudutaks sind enam. Sa lihtsalt näed, et see on lihtsalt üks energia, see ei tähenda mitte midagi, sest mitte midagi ei tähenda mitte midagi. Mitte millegil ei ole tegelikult tähendust. Ainus, mida me teeme inimestena, me tahame kangesti panna kõigele tähenduse. Ja see ainuke asi, mis meid hävitab kehas, vanandab, teeb haigeks, on tähenduste säilitada püüdmine. Me püüame säilitada kõik tähendusi, definitsioone, mida see asi tähendab. Sa solvasid mind, sa ütlesid mulle seda. See tähendab seda, see tähendab seda. Tähendused, loobume tähendustest, kõikidest tähendustest, ka sellest,
et mu kehal on midagi kinni, see on ka mingi tähendus, loobume sellest. Võtame selle vaatepunkti, et mu keha praegu loob ennast ja ma tean, et ta loob, ma usaldan keha, ma tean ja ma usun sellesse. Mu keha loob midagi enamat, keha näita, kuidas saab kergus, rõõm ja hiilgus meie ellu rohkem tulla. Mida ma pean tegema, kuhu ma pean minema, kellega rääkima, kuidas ma saan olla. Ja mida rohkem sa tuled sellesse kohta iseendaga vestluses, seda rohkem hakkab see kõik sinu elus avalduma. Kõik hakkab avalduma. See kergus, see hiilgus. See ei tähenda seda, et meie elu läheb selliseks lilled ja liblikad. Ei, see ei tähenda seda. Vaid see tähendab seda, et ükskõik millega sa elus kohtud, sa jääd kohale, sa jääd endaks. Ja sa tead, et see ei ole sina ja see ei ole isiklik. Ja kui on tarvis olla millelegi või kellelegi panus ja ta küsib panust, siis suurim panus on see, et sa oled kohal. Sa ei ole poolt ega vastu, sa oled lihtsalt kohal. Lased sellel olla, mis on. See on suurim kingitus. Kohalolu iseendana selles hetkes, ükskõik mis hetkes, nüüd. Mis nüüd kõik võimalikuks saab? Sa oled valmis nägema iseenda vaatenurki, mida sa pole senini teadvustanud ja looma omale täiesti teistsuguse identiteedi, kes sa tegelikult oled. Sa oled tegelikult piiritu, erakordne, fantastiline, hoomamatu, määratlematu, käsitlematu, jumalik, kergus, rõõm ja hiilgus. See oled sina, see oled mina. Punkt. Ma olen naine, kes särab. Punkt. Ma olen rõõm, ma olen vägi. Punkt. Ma kehastan kergust. Kogu elu tuleb minuni kerguse, rõõmu ja hiilgusega. Milline see oleks, kui sul oleks sellised vaatenurgad tegelikkuses? Ja kõik, mis sulle seda ei luba, kas sa loobud katkestad, hävitad ja võtad sealt välja oma energia. Kõik kahtlused, kõik hirmud, kõik segavad implantaadid, kõik tähendused, mida sa kasutad enese teadmata, et Jumala eest ei oleks nii kerge, nii rõõmus ja nii hiilgav. Kas sa palun loobud katkestad, hävitad ja võtad sealt välja oma energia nüüd? See on nüüd see koht. Reaalsuse loome. Kuidas sa lood reaalsust? Reaalsuse loome. Küsimus on see, et millist reaalsust sa soovid? Millist elu sa soovid kogeda? See on hea koht praegu lõpetamiseks. Kallid vaatajad, kõik, kes on Saaremaal või kusagil seal Läänemaa kandis. Ma teen Kuressaares järgmisel teisipäeval, siis õhtu keha teab, kus me siis lihtsalt loome kõike, mis tahab loomist, küsib loomist, muudame identiteeti ja avardume, kus kõik, mis me pole teadvustanud, mis meid on seganud, enda teadmata seganud ja takistanud, saab lahustuda. Tulge palun kuulama. Võib-olla ma teen ka seda veebis, ma veel pole otsustanud, aga füüsiliselt koha peal siis toimub ka sümfoonisessioon, see tähendab, et ma puudutan teie kehasid. Kutsuge sõpru, kui teil on tuttavaid Saaremaal, siis kutsuge kohale, see on Noospaas 21. aprillil kell 18:00 algab. Osalustasu saab ise siis otsustada, mida see siis võiks maksta. Kas 33, 44, 55, 66, 77 või 88 eurot.
see on vabatahtlikkuse alusel, osalustasu. ja ma usun, et võib-olla teeks ühe puhastuse, ühe selguse maratoni, siin lähiajal ka veebis, et te saate kõik osaleda. Identiteedi muutuse. Mine tea. Aga praegu ütlen teile kõikidele aitäh ja kes tulid siia hiljem siia kohale, siis mina endiselt jätkan Kristiinaga facelifti. See on siis puudutus, mis muudab, sest et puudutus muudab alati, kui sa puudutad keha ilma vaatenurgata, siis kehamolekulid hakkavad omavahel suhtlema ja hakkavad looma enamat, hakkavad looma seda, mis nende tegelik olemus on. Praegu siis ütlen tšau ja järgmisel reedel on meil 6. osa. Meil on juba siis pool tänasega läbitud. Ja Kristiina kogemused on põnevad. Saate siis, eks ta kindlasti kommenteerib ka siin videol. Ja endiselt kutsun ka kõiki teid siis 10. facelifti seansile iga nädal korra. Kes tunneb, et see võiks olla midagi sinu jaoks, siis see lõpetab ja peatab, toob su kohale. Kohalolus, sest kohalolus on elu, kohalolus on energia ligipääs ja avardab sind kõikides eluvaldkondades. Keda see kõnetab, andke märku, ma armastan kehasid ja 20 aastat kehadega kogemusi, neid lugusid, neid muutuseid on nii palju, mida ma võiksin teiega jagada, aga praegu hetkel selleks ei ole veel aega. Kohtumiseni ja siis, kui on järgmine hetk, järgmises kohas, järgmisel moel. Tšau!